Kas sina harjad hambaid 2 korda päevas, kuid pead ikka hambaauke hambaarsti juures parandamas käima? Tegelikult on toitumine palju olulisem tegur hambaaukude tekkes kui hammaste harjamine. Tuleks toituda regulaarselt, vältida näksimist ja tarbida võimalikult vähe valget suhkrut. Valget suhkrut on väga palju peidetud kujul erinevates toodetes, nagu näiteks jogurtites või mahlades. Valget suhkrut ei tohiks lisada ka tee või kohvi sisse. Üldse võiks vältida valgete suhkrute joomist. Valge suhkru tarbimise piiramine või siis selle üldse menüüst välja jätmine on hambaaukude ennetamise võtmeküsimus. Kuidas siis toituda nii, et hambad püsiksid terved? Sööma peaks 5 korda päevas 3-tunniste vahedega. Vahepeal janu puhul juua ainult vett ja mitte näksida. Niimoodi saavad hambad taastuda ja puhastuda. Tervislik toitumine ei tähenda seda, et võiksid hammaste pesu üldse ära unustada. Kui hambaid ei harja korralikult, tekivad igemehaigused. Näiteks hambakivi, igemete veritsemine, hambaluu taandumine, mis võib lõpuks viia hamba eemaldamiseni. Hambakivi ja hambakatt tekitavad ka halba hingeõhku. Hambakatt on põhjustatud hamba pinnale jäänud toidujääkidest ja kui need seal väga kaua püsivad, siis tekib hambakivi, mida saab eemaldada ainult hambaarsti vastuvõtul. Hambakivi ja hambakatt kogunevad eelkõige igemäe piirile ja hambavahedesse. Seetõttu tuleks just sealt eriti hoolikalt harjata ja kasutada ka hambaniiti. Ka keele pinnale koguneb väga palju baktereid, mis põhjustavad halba hingeõhku. Seetõttu võiks aeg-ajalt kasutada ka keelekaabitsat. Tuleb ka tähele panna, et halb hingeõhk võib olla põhjustatud ka maoprobleemidest või siis põletikulistest mandlitest. Kui sulle tundub, et sa võiks nüüd valgest suhkrust loobuda, siis jäta meile like ja kui on mõned küsimused, siis kirjuta kommentaaridesse.